Nii. Tere õhtust kõigile siis. Tallinna Keskraamatukogust alustame uue ürituse sarjaga Raha targaks raamatukogus. Sel ürituse sarjal räägime siis investoriga raamatutest, mis on Tallinna Keskraamatukogus ja siis investeerimispõhimõtetest ka. Iga kord meil on siis üks spetsialist kohal, kes oma vaateid tutvustab. Ja üritusel saavad sõna ka osalejad. Et laseme siis küsida inimestel ka. Küsimuste vooru tuleb ka siis mõne hetke pärast. Aga kõigepealt saame siis tänase külalisega tuttavaks, kelleks on investor Tõnn Talpsepp. Tema on kirjutanud sellise raamatu, siis, mis on ka tema tagataustal näha, et rahaedu põhimõtted. Tema on üks 3 autorist. See on väga huvitav raamat, ma olen seda ka isiklikult lugenud ja seal materjali, mida lugeda on kõvasti. Aga kõigepealt saame siis tuttavaks, et Tõnn, et räägi nüüd natukene endast ja oma sellisest taustast siis meile. Tere kõigile. Mina Tõnn Talpsepp ja lühidalt siis minust nii palju, et ma olen sellise finantssektori ja investeerimise taustaga juba siis põhimõtteliselt sellisest kogu teadlikust elust algusest alates ehk et kunagi alustasin siis oma tööalast karjääri Hansapangas ehk et pangandussektoris. Sealt edasi liikusin siis Tallinna Tehnikaülikooli, kus ma olen siis nüüdseks juba nii kaua, et üle 15 aasta õpetanud erinevaid finantsaineid, kaasa arvatud siis sellised investeerimist puudutavad teemad. Viimasel ajal hästi populaarne teema eraisiku rahandus ehk et räägime siis sellest, et kuidas siis oma rahaasju paremini korraldada ja sarnasel siis teemal. Nii, vahepeal ma unmute'in ennast ka. Et eraisiku rahanduse teemadel siis on ka siis see raamat, mis mul siin taustal paistab, rahaedu põhimõtted. Veel nii palju, et praeguseks hetkeks ma olen ka siis ühendamas 2 valdkonda, siis investeerimist ja IT valdkonda ehk et minul siis täiendav taust lisaks rahandusele poole on ka siis IT poole pealt ja siis enda investeeringud on siis ka üks selline oluline teema, et mis mul siis ka läbi aegade on kogu aeg olnud ehk et erinevatel ajahetkedel olen olnud siis ka siis börsikaupleja, nüüd juba mõnda aega selline pikamajaline investor ehk et siis pidevalt vaatan ja jälgin, kuidas finantsturgudel aktsiaturul asi läheb ja siis vastavalt sellele siis teen ka investeeringuid. Ja siis meie asi ei piirdu siis mitte ainult siis aktsiatega, vaid põhimõtteliselt ükskõik kuhu annab investeerida, et üritan sellel siis ühel või teisel viisil siis silma peal hoida. Ja, väga hea, et räägime siis ajaloos ka natukene, et millal sa oma esimesed investeeringud tegid, mäletad sa? Ega ma liiga hästi ei mäleta, et ma mäletan, et ma olin siis ülikoolis ja ma arvan, et see oli siis umbes selline nagu peale esimest aastat ülikoolis ehk et see hetk, kus ma siis lugesin, et on selline suurepärane võimalus, et saab ka aktsiatesse investeerida, siis mul jäi meelde üks oluline aspekt, mida ma ka alati räägin oma tudengitele, on siis see, et kui alustada, siis alustage kohe. Siis ma alustasin ka kohe, et läksin, avasin endale konto ja ostsin enam-vähem siis suvalist aktsiat, mis siis saada oli. Et millal see täpselt juhtus, et nüüdseks on juba ammu, aga siis sellest sai siis minu selline investeerimispisik alguse ja siiamaani ei ole siis ja ei ole ka plaanis seda siis lõpetada. Ja kas mäletad sa ka, mis oli esimene aktsia, mille sa ostsid? Esimene aktsia oli selle ettevõtte nimi oli Sirius Satellite Radio ehk et see oli siis ettevõte, mis siis tegutses USA-s ja pakkus, peamiselt kliendid olid näiteks rekkajuhid, kes pidid sõitma ühelt USA kaldalt teisele. Vahepeal olid mäed ja raadio hästi levinud ja mobiili internetist ei teadnud keegi siis üldse veel mitte midagi. Et siis selline satelliitraadio oli siis see, mis oli siis, kus nad said siis kuulata terve tee. Ja siis mulle tundus, et see on päris lahe. Ja siis, kuna siis oli ka esimene artikkel, mis oli siis
LHV finantsportaalis kirjas oli ja siis ma lasin ennast sellest kohe mõjutatuna, et siis see oli ka esimene aktsia, mis ma siis ostsin. See oli siis nagu nii-öelda selline iseseisvalt tehtud otsus. Kas sul oli nii-öelda oma selline mentor ka, mingi inimene, kes sind väga inspireeris investeerima? Selles mõttes ei olnud, et minu nii-öelda mentorid või sellised ka eeskujud tulevad ka raamatuid lugedes, et ma olen lugenud väga suure hulga igasuguseid erinevaid investeerimisalaseid raamatuid ja muid igasuguseid ka, et alati ei olegi võtta seda mentorit nii-öelda füüsiliselt kuskilt siit kõrvalt, et kui mina ka siis oma investeerimisteekonda alustasin, siis ega ma liiga palju siis ei teadnud neid inimesed, kes siis selle teemaga tegelevad, et asi ei olnud sugugi mitte nii populaarne kui praegu, et meil on siin Facebookides finantsvabaduse grupid ja kõik muud, et ma ei tea, kas siis ei olnud vist isegi Facebooki, ma arvan. Ja siis selles mõttes raamatud on selles osas, me siin raamatukogu üritusel oleme, et ma mitte sellepärast ei räägi raamatutest, vaid päriselt on ka olnud need nii-öelda inspiratsiooniallikad, et mis siis aitavad sind tõugata tegema asjadele, mis tegelikult võib-olla on isegi pikas perspektiivis päris kasulikud ja head. Jah. Sul on ju investeeringud teistesse varaklassidesse ka, et räägi, et millal sa liikusid siis aktsiatest teisesse varaklassidesse? Alguses olin ma ikkagi nii-öelda aktsiainvestor, et selles mõttes oli, et raamatud, üks raamat, mida ma siis lugesin, esimesena oli sellise pealkirja raamat nagu Rikas isa, vaene isa. Et seal autor rääkis sellest, et kinnisvarasse investeerimine on väga hea ja kasulik ja kinnisvara välja üürida ja nii edasi. Aga siis ma olin vaene tudeng, et mul ei olnud mingit võimalust seda kinnisvara endale kuidagi osta, olgugi, et ta müüs mulle selle idee maha. Ja siis ainus variant, mis mul oli ikkagi minna nii-öelda väiksemate tükkidega, et siis aktsiaid sai osta nagu tükikaupa ikkagi mõne dollari euro eest ka. Ja siis olime aktsiaturul, siis nii-öelda vaikselt siis seda raha kogunes, et eks ma käisin ka tööl ja teenisin oma algkapitali seal mõne aja jooksul ja siis tegelesin ka ettevõtlusega, kus ma natukene siis kapitali teenisin ehk et kui hakkas juba nii-öelda paremini minema raha või kapitali hulk siis natukene suurenema, et siis ma olen ka teinud muid investeeringuid, et kaasa arvatud siis kinnisvarasse, et ka mitte alati nagu selline kõige klassikalisemad asjad on mul siin olemas, et mul näiteks on nagu maad ja võsa ja siis muudest asjadest, et lisaks aktsiatele ka võlakirju ja mis siis veel. Ühesõnaga, eks ma olen igasuguseid erinevaid variante kaalunud, et kuhu võiks investeerida. Sa oled õppejõud ülikoolis ka, et see ei ole päris tavaline, et selline suur investor on õppejõud ka. Et räägi, kuidas see juhtus, et kas sind kutsuti sinna või sa ise kandideerisid? Esiteks me ikkagi eraisikuna või ka siis nii-öelda enam-vähem üksi tegutsedes alati jääme selliseks maailma mastaabis väikeinvestoriks, et selles mõttes see, kui suur ühe või teise portfell on, see siin oma rolli. Aga miks ma ülikoolis olen, ongi see, et ma pean haridust oluliseks ehk et mul on nagu algusest peale olnud tahtmine, et miskit siis nagu ka ühiskonnale tagasi anda või ühesõnaga oma mingisugune panus anda sealt, et mina ise näen küll isiklikult, et haridus on mulle päris palju andnud nii-öelda nii mõtteviisi poole pealt kui ka teadmiste oskuste poole pealt. Ma arvan, et ülikool on selleks hea koht, et kus neid teadmisi omandada. Alati saab neid ka mujalt, et mida aeg edasi, seda rohkem vahest tundub, et tegelikult ei peagi alati ülikooli minema, vaid võib mujal ka käia. Ja see ongi siis olnud minu üks selline väljund, et kus ma siis ka siis inimestega kohtun ja kus ma saan siis võimalusel siis aidata või neid oma teadmisi, kogemusi edasi anda. Ja, räägime sellest raamatust ka, mis sa selja taga siis paistab. Et kuidas sa raamatuna jõudsid või kuidas sa jõudsid selleni, et hakkasite grupiga raamatut kirjutama? Tegelikult meie see grupp ongi siis see Tarvo Vaarmets ja Kristjan Liivamägi, kes siin siis ka raamatu peal autoritena ilusti on. Et kokku me saime selliselt, et Tarvo ja Kristjan olid minu doktorandid ehk et mina olin nende doktori juhendaja. Et me oleme küll tegelikult kõiki enam-vähem sarnases vanuses, aga kuna
kuna mina siis võtsin selle ülikooli tee nagu justkui nagu varem jalge alla või läksin siis doktorantuuri varem, siis sai see mul ka varem lõpetatud. Siis nii juhtuski, et nemad sattusid siis minu juhendatavaks. Ja noh, kuna me selliselt sarnase mõttelaadiga investeerimispisikuga olime, et kui sa siin enne ütlesid, et kas ma olen siis nagu üks vähestest nii-öelda investoritest õppejõud, siis Tarvo ja Kristjan on samamoodi selle õppejõud ja veel teisedki, kes siis samas valdkonnas tegelevad, et ei ole ainult sellised kuivad akadeemikud, vaid puutuvad ka praktilise eluga kokku. Ja siis ma alustasin ka sellist kursust ülikoolis, mille nimi oli eraisiku rahandus. Ja see osutus äärmiselt populaarseks, et mul on siin iga aasta olnud siin suurusjärgus 200-300 inimest, kes siis seda võtavad ja käivad seal. Ja nüüd me juba päris paljusid aastaid teeme siis seda kolmekesi koos, mina, Kristjan ja Tarvo. Ja siis me tegelikult jõudsime järeldusele, et seal ka tudengid küsisid meie käest, et kuulge, et aga kas on mingisugust sellist nagu kirjandust, et raamatud, et kus see kõik oleks kirjas, et osad ütlesid, et kuulge, et meil oleks pidanud seda juba rääkima keskkoolis. Meil oleks pidanud varem rääkida, et kust ma saaksin seda kõike infot, et mis te siis räägite, et mis on nagu kasulik ja hea, ja siis me lõpuks siis võtsime ennast kokku, see võttis ikka päris mitu aastat, enne kui me ennast kokku võtsime, et siis see raamat on siin niisugune täitsa nagu katsudes ka kaalub vist ligi kilo, et siis saime sellegi eelmise aasta suvel lõpuks siis valmis ja nüüd ta on ka siis ilusti kättesaadav igal pool ja juba päris populaarne selles mõttes, et päris palju isegi ostetud. Ja ma tean päris palju inimesi, kes on seda lugenud. Räägi, et millist tagasisidet sa oled raamatu kohta saanud? Ütleme, et nendelt inimestelt, kes ei ole sinu tuttavad. No üldiselt meie tagasiside on selline väga positiivne, et mul on siin natukene eestlasena nagu piinlik siin öelda, et peaaegu nagu negatiivset tagasisidet ei olegi olnud, et oleks väga positiivsed. Et see ongi siis raamat iseenesest on mõeldudki neile, kes siis ütleme sel teemal, et kuidas oma isiklikke rahaasju korraldada. Et meil on siin siis et see asja nagu huvitavamaks ja reaalsemaks teha, et me ei kirjuta siin lihtsalt nagu kuiva juttu, et kuidas peaks või mis oleks hea. Et seda, et me üritame siis nii-öelda vürtsitada ka siis näidete ja oma isiklike kogemuslugudega. Ehk et põhimõtteliselt meil ongi 3 autorit ja 3 autori poolt iga autoril on siis võib-olla natukene erinev vaade, et kuidas seda siis teha. Et ütleme nii, et jagame selliseid ühiseid põhimõtteid, aga kõik on siis nagu natukene võib-olla erineval teel siis selle nii-öelda oma rahaasjade korraldamise või finantsvabaduse poole siis pürginud. Ja see tegelikult sellisel nii-öelda raamatule ma arvan, et ka lisab nagu väärtust, et ta ei ole siis mitte ainult siis nagu selline üks autor, kes ütleb, et jah, nii peaks või nii oleks kõige parem, vaid et ta tegelikult kombineeribki siis meie 3 siis sellised kogemused ja lähenemise kokku, et mis siis võiks nagu kokkuvõttes olla kasulikum. Ja siis mis siis võib-olla sellest raamatust veel natukene puudu on, et see on siis meie see järgmine raamat, millega siis me ka toimetama hakkame. Et selles raamatus me siin praegu käsitleme siis eraisiku või nii-öelda siis isiklike rahaasjade teemasid ja natukene vähem siis investeerimist ehk et ütleme selline sissejuhatuse investeerimist on meil siin ka ilusti kaetud, aga kes siis otsib nagu sellist eestikeelset investeerimisraamatut, sellist nii-öelda põhjalikku, midagi sellist, mis oleks siis mõni samm sellisest alustajast natukene edasi, et siis luban teile, et varsti teeme selle ka valmis, et siis on midagi sellist eesti keeles ka olemas. Ja, kindlasti ootame. Hakkame siis raamatutest rääkima. Muidu see raamat on, see on erinevates raamatupoodides ja Tallinna Keskraamatukogus ka, aga raamatukogus on niimoodi, et see on niivõrd populaarne. Ma ei tea, kas viimasel ajal on või siin alguspeale on niimoodi olnud, aga praegu näiteks on niimoodi, et ilma laenutis järjekorda lisamata seda asi keeruline saada. Aga ütleme, et järjekorda lisades ikkagi paari nädala jooksul inimene selle endal saab. Et see nagu on ka selline kvaliteedimärk, et kui on laenutis järjekorda raamatukogus. Ja kui kellelgi nüüd tekib ka huvi, et siis alati saab tulla siuksele kodulehel nagu rahaedu.ee ja kui seal veel kasutada sellist kupongi, mille nimi on investeeri,
et siis te saate selle veel natukene soodsamalt ka veel sealt kätte. Jah, väga kena. Aga siis läheme raamatute juurde. See käib siis niimoodi, et ma loen raamatust tsitaadi ja siis natukene arutame nendel teemadel. Ma ütlen enda kohta ka niimoodi, et ma olen selline harrastuse investor. Ma olen viimased paar aastat tegelenud börsiinvesteeringutega. Algusel ainult Tallinna börs, aga nüüd on USA börs ka jäänud silma. Aga see on selline ma võtan seda sellise mõnusa hobina, mis toob mulle natukene raha sisse. Et ma ei pea ennast väga suureks spetsialistiks, aga pigem selliseks huviliseks ja inimeseks, kellele meeldib lugeda selle kohta. Nii, aga esimene raamat, millest me räägime, ongi siis Tõnni raamat Rahaedu põhimõtted. Loen ette tsitaadi. Iga inimene võib olla hea investor. See tähendab, et edukas investor võib olla näiteks tagasihoidlik, ta ei pea liigselt vastutust võtma ja tegelikult võib ta olla üsna laisk. Tänu investeerimisele võid sa oma sissetuleku juhi sissetulekust kõrgemaks kasvatada ja saada nii osa mõlemast maailmast, teha endale sobivat tööd ja omada väga korralikku sissetulekut. Nii, et küsin siis kommentaariks, et kas see on nagu selline sinu isiklik põhimõte või see on teie kolme selline ühine? See on selline, et kuidas, ma ütleks jällegi, et see on nagu üks vaade sellele, et kuidas sa sellele läheneda. Et kui on siin selliseid raamatuid, mis siis räägivad sellised kiiresti rikkaks saamisest, et siis me ei saa nagu rääkida sellest, et see oleks nüüd nagu viis, et kuidas saab nagu kiiresti rikkaks ja nüüd ja kohe, et investeerimine on pigem siis selline, ongi selline pikaajalisem viis ja mõneti ma ütlekski, et kuigi seal on oma ohud, aga lõppkokkuvõttes ta võib olla ka selline natukene nagu lollikindel laisa inimese viis, et kui sa ise ei tee lollusi, oled piisavalt laisk, et ei tee ka suurt midagi rohkemat, kui ikkagi teed need esimesed sammud ära, et investeerid, et siis see sinna raha koguneb ja vaikselt kasvab ja siis on selline tore asi nagu liitintress, ehk et mida aeg edasi, siis seda suuremaks summa seal nagu koguneb ja kõik teenib siis veel intressi. Ja siis seda muidugi eeldusel, et ei juhtu selliseid nagu kurbi lugusid, et kus siis keegi võtab liiga suurt riski ja paneb siis nagu kõik nagu ühe kaardi peale mängu, aga kui piisavalt hajutada, näiteks kuskil indeksaktsiatesse investeerida, siis ta ongi selline nii-öelda laisale inimesele ka sobiv ja kokkuvõttes võibki olla, et mõne aja möödudes, tavaliselt muidugi natukene aega sinna ikkagi kulub, et selles mõttes see ei ole selline imevits, et nüüd hakkan investeerima, kohe saan rikkaks või hakkan sealt suurt raha teenima. Et siis võibki olla see, et aga tegelikult teedki ükskõik mida sa tahad, mis meeldib. Ja siis see sissetulek ei peagi kõik sealt tulema, et ma näiteks oma näitel toon, et ma töötan ka ülikoolis, et mis see nagu ülikooli sissetulek on ikkagi selline piiratud, et ma ei saa siin võrrelda ennast kuidagi siis mingisuguste nii-öelda tippjuhtidega või kõrgete sissetulekutega inimestega, et siis ongi pigem siis see, et minul teenib minu investeerimisportfell, mõni aasta teenib, mõni aasta ei teeni nii hästi ja siis ma saangi tegeleda, nagu siin see tsitaat oli, et tegeleda mitme asjaga ja raha siis teeb minu eest ka tööd samal ajal. Päris tore tegelikult. Tead, sul siis eeldatavasti on niimoodi, et sina siis õppejõuna omad siis suuremad sissetulekut kui näiteks ülikooli rektorid ja juhid või? Ma ei võrdle kunagi selliseid asju, et see nii-öelda, kellel on rohkem, kes teenib rohkem, teate, see ei ole nagu see asi, millega ennast siis millegi ennast nagu muretsema panna, et ma ei tea, palju nemad teenivad ja vahet ei ole ja ma ei soovitagi kellelegi selle pärast muretseda, sest et kõige parem elu on ikkagi siis, et kui teha nagu oma asju ja kohe, ma ei tea, kas siin tuleb jutuks või mitte, aga et ma ütleks, et minu lemmik peatükk sellest raamatust on see, et isiklik rahaasjade süsteem, võib-olla kõlab kuidagi keeruliselt, aga põhimõtteliselt on see, et kuidas ma olen korraldada oma rahaasjad selliselt, et ma ei peaks nende pärast muretsema. Arved maksavad ennast ise, mul on piisavalt süsteem hoolitseb sellest, et piisavalt vahendid on niikuti olemas, et mina olengi sellest nagu murest vaba.
ja noh, muidugi siis noh, tulebki kõik aluseks ongi see, et noh, et elada omale siis sellises noh, sobival tasemel, et mitte kulutada liiga palju. Et noh, te võite olla miljonär või teenida 1 miljon aastas, aga teate, kulutada annab selle kõik ka ära. Pole mingit probleemi. Nii et noh, et tegelikult siis ongi siis see, et endale nii-öelda sobiva elatustaseme, sobiva süsteemi loomine, leidmine on siis see, et mis siis noh, ma ütleks, et niisuguse õnnelikuma, parema elu toob ja kokkuvõttes noh, ma ütleks, et õnnelik ja parem elu on palju parem kui see, et noh, et vaadata, et oi, et kas mul on nüüd naabrist ilusam auto või ei ole. Aga kas sa arvad, et see on natuke müüt, et investor võib olla laisk, et mina natuke oponeeriksin, mina arvan, et investor peab pidevalt nagu otsima uusi võimalusi ja ennast nagu viima kurssi nende võimalustega ja selle taustaga, ütleme niimoodi. Et see on ka selline võib-olla, noh, ütleme, et ma ütleks, et hea investor on pigem uudishimulik või kas arvad? Investor tavaliselt on kindlasti uudishimulik ja noh, siis kui investeerimine on see asi, mis siis nagu huvi pakub, et noh, siis mõned võivad nimetada seda nagu sõltuvuseks, et noh, ma ei saagi, et no ma otsingi uut informatsiooni, et saada seda. Nüüd selle laiskusega on niimoodi, et noh, et selle kohta on ka anekdoote, et noh, et umbes, et noh, siin ka keegi võrdleb siis omavahel nagu tootlusi, siis tuleb välja, et noh, kellel oli kõige parem tootlus, noh, see, kes oli aasta aega reisil, et ei teinud, ei puutunud mitte midagi, ei teinud ühtegi lollust ise vahepeal, et noh, et lasi asjal nagu rahus liikuda. Aga noh, muidu ma ütleks, et noh jah, mida suuremaks portfell kasvab, seda rohkem probleeme ta kaasa toob, et rohkem raha toob rohkem probleemist, et seda siis tuleb ka investeerida ja noh, otsida ja leida neid kohti, kuhu seda siis investeerida. Aga noh, see laiskus, noh, mõnes mõttes nagu, et see, et ma nüüd panekski iga kuu, ma ei tea, kas siis 3. sambast selle siis mingisse indeksfondi, et ma ei maksaks liiga palju tasusid või siis investeerin selle ise niimoodi teatud regulaarsusega. Et noh, ma arvan, et see võimaldab ka tegelikult, noh, võimaldab investoril olla laisk. Ja noh, veel üks võrdlus siia juurde, et noh, et kui me vaatasime näiteks Tallinna börsil, et tegime teadusuuringud, et kes on kõige paremad investorid, siis tuli välja, et noh, et vanem naisterahvas on selline demograafilisest profiilist nagu kõige paremaid investorid. Nüüd räägite huvitav, et miks vanem naisterahvas? Ja siis vastus on see, et nemad ei rabista, nemad on rahulikud, ei tee suurt midagi, aga kõige hullemad, kes olid noored mehed muidugi, sest et noh, nemad mõtlevad kogu aeg, et kavaldan turu üle, leian parema investeeringu, et noh, et enne oli Tallinna Sadam, nüüd ostan Tallinki ja siis on veel parem. On ju, et noh, et oli mul LHV enne, aga see natuke tõusis, nüüd ma müün maha ja ostan midagi muud, et noh, tuleb välja, et nagu, et enamikel juhtudel see ei tule kasuks. Ühesõnaga, sa ei soovita liiga palju tehinguid teha, pigem nagu hoolikalt mõelda enne, kui teha tehing. Ja, et me oleme selle kohta teinud teadusuuringuid ja avaldanud neid üsna kõrgel tasemel, noh, sisuliselt maailma tippfinantsajakirjades ja muuhulgas, noh, mis me sealt nägime, et kõige olulisem asi edu jaoks oli kogemus. Nii, selleks, et kogemus tuleks, tuleb teha tehinguid. Vähemalt natukenegi tuleb teha tehinguid. Nii, kui teha liiga palju tehinguid, siis see ei ole hea. Noh, lihtsalt, et küsimus on see, et te arvate, et kui palju häid ideid mul täna on. No mul ei ole väga palju häid ideid, heal juhul tuleb mõni üks idee aastas või 3 kuu tagant või midagi siukest. No, ja siis mul ei ole ka nagu mõtet nii-öelda rapsida ja teha neid palju tehinguid. Noh, rääkides sellist nii-öelda mõistlikust investorist, et alati on erandeid, et noh, et teatud hedgefondid ja kõik muud, et on ju, kes tegelevadki spetsiaalselt mingisugust eri case-idega, aga ma räägin tavainvestorist. Ja siis tuligi välja, et selline mõistlikkus on ka investori puhul nagu ongi kõige mõistlikum, mitte teha liiga palju. Noh, ja kui sa niisama oled ka üldse midagi ei tee, et noh, siis võib-olla see ei ole ka nagu kõige parem, et noh, et see kogemus tuleb ka kuskilt nagu saada, et see kooliraha tuleb paraku nagu maksta kuidagi. Jah, väga kena. Nüüd, kas keegi publiku seast tahab äkki küsida midagi? Võib chati ka kirjutada, kui küsimus tekib. Siis me saame need võtta kas kohe või siis natukene hiljem käsile need küsimused. Aga kelle on soovib korraks mikrofoni siis keerata, mute ära võtta ja siis jah, nii üks küsimus nüüd tuli.
Mida arvad hetke GMA olukorras turul? GME on siis see GameStop, sihuke tore aktsia, mille hind on läinud taevasse, sellepärast et väikeaktsionärid otsustasid, et nad ostavad neid piiramatult nii palju, kui annab ja vahet pole, mis hinnaga. On see ratsionaalne või ei ole ratsionaalne? Mina arvan, et ma olen mures, sest et kui finantsturud saavadki olema sellised olukorrad, et kus siis nagu inimesed lepivad kokku, et kuulge, nüüd lähme tormame, ostame seda ja siis nüüd lähme tormame ja müüme teist asja. Ükskõik, kas me oleme siis institutsioonide või kelle iganes peale pahased või mitte pahased, siis lõpuks võib juhtuda see, et see finantsturg, mis siiani on olnud suhteliselt efektiivne, see tähendab seda, et toimib selle raha liikumine sinna majanduses, kes seda raha vajab rohkem. Mitte selles mõttes, kellel nagu, et minul oleks rohkem raha vaja, vaid selles mõttes vajab rohkem, et oskab sellega midagi asjalikumat teha. Siis selliste asjadega, mis siin praegu toimuvad, ma näen ohtu, et see finantsturud ei pruugi tulevikus enam nii hästi toimida. Meie usaldus finantsturgude vastu võib kahaneda. Ja eks siin ole süüdi need institutsionaalsed investorid, suured fondid, pangad, kes siis natukene oma reeglite järgi toimetavad. Nii-öelda nüüd pahased siis väikeinvestorid, aga kokkuvõttes, kui siis inimesed seal turgudel ka tülitsevad, et see turgude jaoks justkui hea ei ole ja kokkuvõttes siis ka tavainvestorile, kui turud enam ei ole nii efektiivsed, et siis pigem on siis see negatiivne aspekt, et me ei näe enam nii palju võimalusi, need kasvumäärad võivad kahaneda või ütleme siis muutubki teatud eliidi või veel rangemate reeglite mängumaaks, nagu pangandus on muutunud, siis ka ei ole väga hea. Ühesõnaga, sa ei soovita kaasa minna siis selliste provokatsioonidega? Ei soovita jah, et ei näe mingit mõistlikku põhjust selleks. Hea. Nüüd üks küsimus veel. See mind ka väga huvitab, sest mina olen ka värske LHV aktsionär. Mis on LHV kiire kasvu taga ja kas soovitan neid ostma tormata? On sul endal LHV aktsiaid? Jah, mul on LHV aktsiaid. Ma soetasin neid siis eelmisel suvel või see suvi, millal siis oli. Jah, mul on väga hea meel näha, et nad kasvavad nii kiiresti või siis aktsia hind on nii kiiresti kasvanud. Nüüd ongi küsimus, et kas ma näen, et see ettevõte on ka samal ajal nii kiiresti kasvanud, siis vastus on, et ei näe. Nii et üldiselt siis see aktsia hind siis natukene juba siis see kõrge aktsiahind natukene mulle teeb muret, aga mulle teevad kõrged aktsiahinnad igal pool muret, et kui ma näen oma portfelliga kasvamas, siis ühest küljest on hea meel, et mul justkui nagu raha tuleb, teisest küljest on mure, et kas nüüd aktsiad liiga hind kõrgeks ei läheks. Ja eks see tase on, LHV aktsiahinna tase ongi selline, et nad peavad siis näitama, et nad ka ettevõttena kasvavad. Ja küsimus on, kas neil on potentsiaali see ootus täita, siis ma arvan, et jah, kindlasti on. Mina oma aktsiaid praegu müümas ei ole. Küsimus, et kas neil on potentsiaali veel kasvada, et saadagi ka veel suuremaks tegijaks nii Eestis kui ka siis avades näiteks Inglismaal oma kontori, siis vastus on, et jah, kindlasti on potentsiaali. Kas see kõik realiseerub? Ei oska öelda. Loodan, et realiseerub aktsionärina ja endiselt, et alati ma soovitan siis mitte tormata, vaid ikkagi nagu läbi mõelda, et kas ja mis on need siis põhjused ja ootused, miks siis neid aktsiaid osta või mitte osta. Ja nüüd küsimuste juurde me tuleme tagasi veel, publiku küsimuste juurde, aga võtame siis järgmise raamatu, mis raamatukogus mulle silma hakkas. Kuidas aktsiatega raha teenida? Siin ka räägime siis aktsiatest jällegi. See on ka raamatus täiesti olemas. William O'Neill on siis autor. See tsitaat sobib väga hästi sellega, millest me rääkisime. Kui teil on aktsiaportfell, siis peate õppima müüma kõigepealt halvima tootlusega aktsiaid ja hoidma parimaid mõnevõrra kauem. Teiste sõnadega tuleb vead alati maha müüa, kui kahjum on veel väike ja jälgida oma paremaid valikuid, et näha, kas neist saavad suurvõitjad. Mis sa sellest arvad? Ma arvan, et see on üldiselt täiesti õige, et me oleme ise ka täheldanud sellist asja, mida siis nimetatakse dispositsiooni efektiks. Ehk et see siis kujutab siis sellist käitumismustrit, kus investorid kipuvad
hoidma kaotavaid positsioone ehk täpselt vastupidi, nagu seal raamatus oli. Ja miks investorid hoiavad oma kaotavaid positsioone? Ja vastus on see, et kui ma müün oma kaotava positsiooni, siis ma pean endale tunnistama, et mul ei olnud õigus. Ma võtan selle kaotuse sisse. Aga nii kaua, kui ma seda maha ei müü, mina saan koju minna ja öelda naisele, et kuule, et see kaotus on praegu paberil, et küll ta tagasi tuleb, küll ma selle raha tagasi teenin. Ja siis, mis võitjate positsioonidega inimesed kipuvad tegema, et see on see, ma ütleks siis halb Eesti vanasõna, et parem varblane peos kui tuvi katusel. Saan väikse kasumi kätte, väga hea ju, kasum on käes. Aga tegelikult aja jooksul siis muidku need aktsiahinnad ka kipuvad üles minema, sest et üldiselt maailmas majandus kasvab pidevalt, tehnoloogia areneb, majandus kasvab, inimesi tuleb juurde. Aktsiahindadel selles mõttes pikast perspektiivist on ikkagi potentsiaal üles minna. Ja siis, kui me niimoodi teeme, siis me ilmselgelt see ei ole nagu kasulik meie tootluse mõttes. Nii et see nagu seal raamatus oli, et kui on viga, et miski nagu ei toimi, ei tööta see investeering. Mõtlesid küll, et ma ei tea, Tallink on hea investeering, aga ei saa sõita, soomlased ei luba või Soome peaminister on süüdi või süüdistage keda iganes, mida iganes tahate. Aga kokkuvõttes võin süüdistada keda tahes, aga minu raha on seal kinni, võib-olla läheb paremaks, võib-olla ei lähe paremaks, aga praegusel hetkel oleks olnud näiteks LHV aktsia palju parem. Et selles mõttes jah, soovitan nagu selle peale või mitte vaadata seda, et mis see hind nüüd tingimata teeb, vaid pigem lähtuda siis sellest nagu põhjustest. Kui näete, et ikkagi see asi ei toimi, et siis nagu maha müüa, kui mingi asi toimib, et mul on ka LHV aktsiad, et kas mulle tundus, et nagu liiga kiiresti kasvasid 100% sellest hetkest, kui ma ostsin? Muidugi, see oli täiesti ootamatu. Kas ma nüüd neid hakkan sellepärast maha müüma, et mul on 100% kasvanud need juhtumised, mis mul olid? Ei hakka, et järsku tõusevad veel. Et eks ma siis nagu hindan ümber ja mitte selle järgi, et palju aktsiahind on tõusnud, vaid et ka selle järgi, et kuidas siis ettevõttel läheb, et kas see ettevõtte enda kasv ja kasumi kasv ja sealt, kas see on, käib siis samat jalga siis selle aktsiahinna kasvuga. Ja tavaliselt me näeme, et aktsiahinnad liiguvad alati enne ja siis need päris näitajad tulevad alati hiljem järgi, et see nii see paraku on, et need aktsiaturud on sellise ettevaatava iseloomuga. Jah, et see Tallinki näide oli väga hea, aga see on samas ka natuke keeruline, et Tallink, ütleme, et võib ju mõne mõttes öelda, et need raskused on ajutised, on ju. Või mis sa arvad, et kui ajutised need on, et kui nagu kiirelt see turismisektor võib taastuda lähiaastatel, mis sa arvad? Ütleme nii, et ma olin enne optimistlikum. Mitte just Tallinki suhtes, et Tallinki suhtes ma olin juba suhteliselt nagu pessimistlikum enne, aga taastumise osas ma olin optimistlikum. Ma näiteks isiklikust vaatevinklist, ma arvasin, et ma olen saanud vaktsiinisüsti märtsikuuks ja siis ma võin aprillis vabalt minna kuhu iganes puhkusreisile perega. Ma olen täiesti kindel, et seda ei juhtu. Et heal juhul, kui ma suvel saan kuhugi reisida, heal juhul. Ja Tallinki mõttes samamoodi, et okei, kõigepealt hakatakse siis reisima, kindlasti hakatakse, et ma arvan, et siin teatud kontingent, näiteks nagu mina, kibeleb juba, et pole aasta aega kuskil käinud, et pole sihukest nagu aega olnudki, et minul on ka igasugused tööreisid olnud ja kõik muud asjad, et pole mitte midagi. Et siis juba nagu tahaks kuhugi minna, et natukene see, mis siin see vaikus on olnud, see siis kompenseeritakse sel hetkel, kui siis nagu öeldakse, et nüüd saab. Aga teate, ma ei tea, millal nüüd saab. Et see võib tulla hoopis hiljem, sellepärast, et isegi kui siin Euroopas asjad lähevad paremaks, siis ei tähenda seda, et kõik maailma riigid võimaldavad sarnaselt seda. Tallinki näitel, et muidugi siis inimesed Soome vahet arvatavasti saavad siis, kui meil siin läheb paremaks, et siis saavad vabamalt käima hakata, aga mingi hirm jääb ikka sisse, et need mahud saavad natuke väiksemad olema. See ikka mõjutab. Nii, jah, siis võtame vahepeal küsimuse. Kas tegelikult on finantsturud efektiivsed, kui nad ammu ei peegelda firmade tegeliku PE seisu ja aktsiate ostmüük on enam jäänud peale IPO lihtsalt firmade osaluse ümberjagamine? See on täiesti normaalne, et see ostmüük peale IPO-t ongi osaluse ümberjagamine, sest et muidu oleks see jama, et aga me ei ostakski neid aktsiaid, et mis mõttes, et millal ma siis oma raha sealt alt kätte saan, et kas siis ainult, kui ta dividendi maksab või?
ja see, kas ta maksab dividendi või mitte, et noh, mõned ettevõtted ei peakski dividendi maksma, et kui LHV siin kasvab, siis noh, mina investorina, miks ta peaks mulle dividendi maksma, kui ta ise suudab seda kasvatada 20% näiteks. Aga mina ei pruugi suuta seda 20% kasvatada. Las LHV hoiab seda raha endale ja kasvatab, et see on see kasvuettevõtete mõte. Ja eks ma muidugi olen mures ka sellepärast, et kui need hinnad nagu utoopiliselt kasvavad, et noh, ongi olukord, et ma ostan mingit aktsiat ja siis selle sama, mis siin näide oli selle PE suhte järgi, et noh, et kui ma mõtlen, et ma olen nüüd omanik ja PE suhtarv on 100, siis see näitab seda, et noh, et okei, et 100 aasta jooksul umbes, et mina saan selle raha siis või nii-öelda see ettevõte teenib selle raha mulle kui omanikule tagasi. Noh, läheb 100 aasta kasumit läheb vaja selleks, et siis oleks minu aktsiahinde õigustaks. Et noh, see ongi muidugi utoopiline. Ja noh, nüüd ongi küsimus, et aga kui see ettevõte kasvab 20% aastas, noh, siis võib juhtuda, et see praegune kõrge PE suhtarv ei olegi nagu kõige olulisem, mida üldse jälgida. Et kui see kasv on kogu aeg kiire, noh, siis need aktsiad võivadki kogu aeg olla justkui kallid mingite näitajate järgi. Lihtsalt küsimus on, kaua see kasv saab jätkuda. Ja praegu on lihtsalt olukord see, kus siis raha on nii palju turgudel juurde tulnud, et see toob ka juba omakorda lihtsalt selle kasvu kaasa. Jah, et ma neile kommentaariks, et kes ei ole võib-olla selles investeerimismaailmas nii kodus, et siis see PE seis, see on siis selline mõiste, mis nagu mida kasutatakse aktsiate siis tehnilisel analüüsimisel, et näiteks kas see tasub osta või mitte, et see selline tehnilise hindamise selline. Ja, see fundamentaalanalüüsiks, et siis vaadata, et ettevõtte finantsnäitajad, et kas see on justkui õiglaselt hinnastatud või mitte see aktsia. Te räägi, et kuidas sina arvates on, et kui palju üldse tasub see tehnilist hindamist teha näiteks LHV-le, kes tahab osta? Kas ta peaks tegema või ei peaks? Nii, igaks juks teeme need nagu mõisted selleks, et üks asi on selline, mida nimetatakse tehniliseks analüüsiks. Ehk et vaatan seda, et kuidas hind on liikunud ja sisuliselt vaatan ainult hinda. See on siis tehniline. Nii, teine asi on siis fundamentaalne analüüs. Ehk et see nii-öelda sisemine, et kas see vaatan hindan neid ettevõtte finantsnäitajaid. Ja noh, kui ma ütleks, et kumb on nagu olulisem, et kas vaadata ainult, kuidas see hind liigub või kuidas see ettevõtte finantsnäitajad, et noh, palju ettevõtte kasumit teenib, mis ta käive on, palju ta dividendi maksab. Siis ma ütleks, et need fundamentaalnäitajad, need dividendid, kasumid, käibed, et noh, need on kindlasti pikas perspektiivis olulised. Nii, ehk et kui oled pikaline investor, siis kindlasti tasuks neid vaadata ja jälgida. Nii, nad ei anna mitte kunagi sellist ühest vastust, et jah, nii ja nüüd tuleks. Vaid nad annavad, et noh, indikatsiooni, et kas ettevõttel läheb hästi või mitte. Nii, see teine külg, see tehniline analüüs, et vaadata hinda ainult. Noh, hind tõusis palju, et noh, ma sellepärast peaksin ostma või müüma. Siis ma ütleks teile, et noh, et vahet pole, kas see hind tõusis või langes, et noh, see hind teeb nagu ta tahab. Et meie pikaajalise investorina pigem peaks vaatama siis seda, mis siis noh, nii-öelda sisemine väärtus, need finantsnäitajad teevad ja muu hulgas siis võtma ka arvesse seda noh, nii-öelda parasjagu seda hinnatõusu, et noh, kokkuvõttes vaatama mõlemat, aga pigem lähtuma siis sellest nii-öelda fundamentaalnäitajatest ehk et finantsnäitajatest. Ja, siin on üks küsimus, et küsitakse spekulatiivsete varade kohta. Oled ka noorempoolne meesterahvas, kui suur osa portfellist on spekulatiivsetes varades? Ega ma isegi ei oskaks öelda, mis see spekulatiivne vara on, et kelle jaoks on aktsiad on spekulatiivne, et siis sellega võrreldes mul on nagu ikkagi väga suur osa varast spekulatiivsetes investeeringutes. Kui me nüüd räägime sellest, et kas ma olen ostnud mingisugused sellised eriti spekulatiivsed aktsiaid, siis ma ütleks pigem, et ei ole. Et noh, minu kõige spekulatiivsem investeerimispositsioon on, et ma ei ostnud Tallinki, vaid ma ostsin Boeingut. Ehk et Boeing on siis lennukitootja. Ta läks samamoodi väga halvasti, ega lennukid ei lenda, keegi lennukeid ei vaja. Aga siis ma mõtlesin, et noh, et Boeingu aktsia hind oli ka kõvasti kukkunud, et siis mõtlesin, et ma natukene ostan neid. Et see on mul nagu selline spekulatiivne positsioon. Aga see, et ma olen ostnud USA tehnoloogiasektori indeksit või mingi pangandussektori ettevõtteid, siis noh, ma nüüd neid väga spekulatiivseks ei nimetaks. Et selles mõttes noh, kindlasti
ma olen valmis väga suures ulatuses aktsiaturu riski võtma, et aktsiaturg võib ka pool varast kaotada mingil hetkel, aga siis ma loodan, et järgneva 50 aasta jooksul teenib tagasi. Et siis seda riski ma olen küll valmis võtma, aga spekuleerimine on niisugune, et pigem ma tegelesin sellega siis rohkem siis, kui ma sellise börsikauplemisega tegelesin. Ja. Nii siin küsitakse, milliseid samme soovitate alustavale investorile, kellel ei ole väga palju rahalisi vahendeid? No, ma soovitakski alustada sellest, et panna siis oma selline igapäevane rahakasutus ja see kõik paika. Et kui see on nüüd paigas, see süsteem nagu toimib, et iga kuu jääb raha üle, et siis need järgmised sammud ongi siis see, et siis tuleks seda hakata investeerima. Et selleks investeerimiseks on mitu erinevat teed, mida ma võin soovitada. Et üks asi on see, et kui ütledki, et aga ma tegelikult ei taha väga palju selle investeerimisega nagu tegeleda ja mõelda ja see on nagu keeruline ja saan sellest kõigest aru, ütlen, et aga rahulikult 3. sambasse. See on 20% tulumaksu tagastust palgast. See on justkui nagu see ühekordse 20% ja okei, pärast maksan seal siis 0,5% aastas sellele fondihaldurile. Ma teate, see 0,5% ei ole ka väga hull, ausalt öeldes. Ja mul siis vaikselt raha kasvab ja kui ise sellest kasu ei saa, siis lapselapsed on küll tänulikud vähemalt. Teine variant on siis see, et hakata siis ikkagi üritada ise tehinguid tegema. Et siin näiteks Tallinna börsil saab tehinguid teha ilma teenustasuta. LHV ja Swedbank pakuvad, saad aktsiaid osta ilma teenustasuta. Ütleks, et see on väga tore, sest et muidu väikeste summadega võiks teenustasude peale päris palju kuluda. Ja siis hakatagi valima siis mingisuguseid ettevõtteid või aktsiaid. Et ma ei soovita neid ettevõtteid või neid aktsiaid liiga palju erinevaid endale muretseda. Aga nii-öelda üks või kogu raha panna ainult ühte või kahte, et võib-olla see on ka juba natukene liiga riskantne, et natukene vähemalt võiks hajutada. Kui mul üldse veel raha ei olnud, et siis ma ikkagi põhimõtteliselt ostsingi kogu raha eest ühte aktsiat ja siis kas läks õnneks või ei läinud õnneks, aga mul nii enam-vähem läks või kui tuli ebaõnn, et siis ma pidin tööl uut raha teenima, et siis sellega tuleb ka arvestada. Ma olen kuulnud, et osad investorid osad nagu väikeinvestorid, nad ei toimeta ainult enda rahaga, vaid ka näiteks oma pereliikmete või sugulaste rahaga. Kas sina soovitad seda mingis olukorras teha või pigem vältida täiesti kategooriliselt? Mina pigem soovitan vältida. Mul üldse mu maailm on liiga hall selleks, et midagi kategooriliselt soovitada või mitte. Aga et mis selle teiste rahadega tekib, on see, et seal tekib selline vastutus. Ja see vastutus võib hakata halvama mõtlemisvõimet. Et seda on paljudes kohtades täheldada olnud, et ka ma ise väga lähedalt näinud seda, et kus oma rahaga sa saad vabamalt toimetada, et okei, tegin halva investeeringu, kaotasin siin raha, olen 20% miinuses, 30% miinuses, okei, võtan selle kaotuse vastu, lähen kuidagi edasi või siis teine võimalus, et okei, ma hoian veel, loodan järsku on, kuskilt tuleb helge hetk. Aga teise rahaga on siis see selline kehv olukord, et okei, et olen sinu rahaga 20% miinuses, et mis ma siis nüüd teen? Ja siis selliste ütleme nii, et seal on liiga paljud olukorrad, kus siis seal sellised sõprus või head suhted võivad sellest kannatada saada, et tegelikult see, kelle rahaga siis toimetate, ei pruugi üldse aru saada, et mis see olukord on või mis see strateegia on või kuidas asjale lähenetakse. Ühesõnaga tekitab raskusi. Nii, jah, siis rahatrüki kohta on veel üks põnev küsimus. Kui suurt riski näed, et hetke suure mahuline rahatrükk viib liiga suure varalise ebavõrdsuseni? Jah, näen selgelt ohtu. Praegu on täitsa selline olukord, et kus siis nii-öelda need rikkamad, kellel olid investeeringud, nemad saavad justkui rikkamaks, sest et aktsiahinnad ja kõik varade hinnad on tõusnud. Nii siis need, kes olid enne vaesed, töötasid sellistest nagu toitlustus- ja hotellisektoris ja sarnastes kohtades, siis põhimõtteliselt nemad on ilma tööta ja tekitab kokkuvõttes ebavõrdsust ja ütleme nii, et kogu ühiskonna seisukohalt liiga suur ebavõrdsus toob kaasa igasugused revolutsioonid ja kõik muud rahutused, nii et kokkuvõttes see ei ole hea kellelegi, lihtsalt on küsimus, et kui kaugele asi saab minna ja millal miskit juhtub.
Kui palju üldse see rahatrükk nagu praegu majandust mõjutab? Et mina olen kuulnud teooriat, et see suur mõju alles tuleb. Mis sa arvad sellest? See mõju ongi selline pikaajaline, et me kindlasti näeme mõju, et põhimõtteliselt kui oleks rahatrükki, et lihtsalt näide, et siin börsidelt umbes 1/3 väärtusest kadus, siis kui inimesed said aru, et ongi selline COVID-19 ongi ikkagi nagu päris tõsine haigus, kõik pandi kinni, 1/3 väärtusest läinud. Nii, siis otsustati, et suured riigid siin hakkavad tegelema siis raha juurde trükkimisega või sisuliselt ikkagi ei ole päris trükkimine, vaid raha juurde emiteerimine, et raha lihtsalt on rohkem. Ja siis tõi kaasa, et aga meil maailmas on nüüd nii palju rohkem raha, et mis me selle rahaga teeme? Ja ei olegi sellega midagi asjalikku teha, et ma ka reisimas ei saa käia, väljas ei saa käia. Kui mul enne jäi raha üle igapäevasest elust, siis nüüd mul jääb rohkem raha üle, et mis ma siis teen sellega? Lähen ostan aktsiaid või ostan kinnisvara või mida iganes. Ja mida suurem siis see raha hulk on ja mida vähem seda saab kulutada, seda väga selgemalt siis see varahindade kasvu kaasa toob. Ja nii kaua, kui siis rahatrükk jätkub, siis ma arvan, et ka need varahinnad kasvavad. Ja kui veel nüüd majandus saab ka avatud ja kõik tormavad neid asju tarbima, mida nad ei saanud tarbida siiamaani, siis me näeme sealt uut efekti tegelikult. Jah, niimoodi. Jah, küsimustega läheme veel pärast edasi, aga meil on siis üks raamat veel, millest natuke lühidalt tahame rääkida. See on siis selline, ütleks, et investeerimispiibel, siis Eestis rikkaks saamise õpik. Jaak Roosaare on selle kirjutanud. See on nagu esimene raamat, mille mina lugesin investeerimise teema pealt. Seal on suhteliselt põhitõed, aga seal on mõned sellised huvitavad võib-olla eluvaated ka, mida tasub võib-olla, või huvitavad elukogemused ka, millest tasub natuke rääkida. Tsiteerin. Enamik inimeste rahamajandus toimib järgmiselt. Palk tuleb ja laekub pangaarvele, kus maha lähevad igakuised väljaminekud, näiteks eluasemelaen, telefonarve. Ülejäänud raha kulub niisama ära, kuni järgmise palgapäevani. USA's on olukord veelgi hullem. Paljudel inimestel kulub raha ära juba enne palgapäeva ja appi tuleb krediitkaart. Nii. Sa oled pangas töötanud, ma saan aru? Jah, võib nii öelda, et ma alustasin seal. Jah, et mis sa sellest arvad? Kas see on reaalne või see on natuke liiga selline mustsulestooniline asja nägemine? Esiteks selles mõttes mul nagu isiklik andmetel ligipääs nagu puudub, et kui ma ka pangas töötasin, siis ma olin suurettevõtete laenude peal, aga muus osas, et kuidas see nagu elu kipub olema, et siin ka aastad ikkagi tegutsenud ja inimesed käinud ülikoolis minu loengutel, et siis ma kurbusega ütleks, et jah, kipub natuke niimoodi olema, et see raha kulutatakse ära ilma mõtlemata, et millele see siis kulutada. Ja ütleks, et esimene probleem juba tuleb sellest, et tegelikult, kui paljud inimesed üldse teavad, millele nad raha kulutavad. Ja ma väidan, et see on nagu see teadvustamise aspekt on esimene aspekt, et ma üldse teaks, et kus mul väljaminekud on. Sissetulekutega tavaliselt natuke parem, et me teame, kus meil sissetulekud on, et enamus saavad ühest kohast. Kas siis soovitad inimesel näiteks Exceli tabelit pidada oma väljaminekute kohta? Jaa. Et muidugi mina võin näiteks öelda, et ma olen laisk inimene selles mõttes. Mulle üldse ei sobi selle Exceli tabeli pidamine. Et siis selles oma raamatus räägin ka sellest, et minu rahaasjade süsteem on selline, et toon siin lihtsalt näite, et meie peres, minul ja abikaasal on siis üks konto, millega on seotud siis 2 pangakaarti. Ja see on see konto, mida me kasutame poest toidu ostmiseks. Või majapidamist arved või mis iganes. Nii. Iga kuu lõpus saame sealt vaadata, palju sellest kontolt raha läks, palju meil läks toidu ja majapidamisasjade peale. Nii, meil on teine konto. Selle teise kontoga maksame kommunaale. Näen täpselt, palju mul kommunaalidel läks. Kui ma hakkan ajakirjandust tellima juurde või ma ei tea, mida iganes, tasulisi telekanaleid või midagi, kõik lähevad sealt pealt. Ma näen, palju läks kommunaalidele, elektri ja kõik muu asjad sealt juures. 3. on laste jaoks ja nii edasi. Ehk et mina olen selle enda jaoks mõneti nagu ära automatiseerinud, et ma ei pea seda Excelit konkreetselt pidama, vaid ma saan nagu järgi vaadata, et okei, see üldnumber seal kuus siukse kuluklassi peal läks nii ja nii palju.
ja kui nüüd keegi ütleb, et oi, et 3 kontot või veel rohkem kontosid, et see on jube, siis ma ütleks, et ei ole väga suur segadus, et ma lähen poodi, mul on 2 pangakaarti, et maksan toidu eest, maksan ühe kaardiga, maksan teiste asjade eest, maksan teise kaardiga. Ja rohkem väga ei olegi. Kommunaalid, kõik asjad maksavad ennast ise, pooled laste asjad maksavad ennast ise. Ja minu jaoks on see süsteem, mis minu jaoks toimib. Ja siis see ongi siis ülevaade sellest, kuidas asjad käivad. Ja nüüd on küsimus, et kas ma peaks kasutama krediitkaardi võlga selleks, et oma praegusi tegevusi finantseerida. Vastus on, et ma ei näe mingit mõistlikku põhjust selleks. Et kui nagu tervis ei ütle üles või mingid erakorralised kulud, siis miks peaks võtma 20%-ga laenu? Ei näe mingit põhjust. On erakordsed asjaolud, aga mitte regulaarselt, mitte tavaolukorras. Mina näiteks kunagi ostsin auto väike laenuga. Ma maksin selle kiirem ära, sest ma sain aru, et kui palju ma maksan, aga ikkagi, et kui selline suur võib-olla finantsiline selline väärtegu on see, et inimene ostab näiteks auto väike laenuga. Mis arvad? Nüüd on küsimus, et kui sa elad maal ja sa muud moodi ei saa kuidagi, siis ma ütlen, et see on mõistlik. Aga kui ma elan tegelikult siin kuskil linnas, mul on siin Tallinnas on tasuta ühistransport. Okei, ei ole kõige mõnusam, kõige toredam, aga et kas ma siis peaksin maksma kõrget intressi, et saada oma auto ja siis ma pean mõtlema veel, et see laguneb, tuleb kütuse eest maksta, parkimise eest maksta või ma saan hakkama selle aja, kuni ma siis kogun selle raha ja ma ei pea vähemalt seda 20% intressi maksma või autolaenu antakse kohati ka 30-40%-ga. Et siis see ongi siis selline hindamise küsimus, et iga peaks nagu teadvustama endale ja mõtlema, et kas mul seda on vaja. Kas ma pean ostma endale selle nagu uhke jahi ja sellega käima ükskord aastas sõitmas, et teisest valdkonnas nagu üle pingutatud vastus. Ühesõnaga sa arvad, et hea investor on selline loomult säästlik inimene? Ma arvan, et hea investor on loomult säästlik inimene, sest et muud moodi ei saa investor olla põhimõtteliselt. Ja ma arvan sama, kuigi seal on selline paradoks sees, et võib-olla ütleme, et mingit müüti ma olen ikka kuulnud, et õige investor sõidabki 6-meetrise jahiga ringi, et ta ei ole muidu investor, kui ta seda ei tee. Aga sellel investoril on siis tema jaoks see 6-meetrine jaht on nagu see, et meie läheme ostame kaneelisaia sealt kohvikust. Tal ei olegi see midagi. Et selles mõttes, et Warren Buffett näiteks ka üldse ei kuluta oma raha, ja kui keegi küsib mu käest, et kas ma peaksin nagu kõik raha nagu hoidma ja säästma, investeerima, siis mina arvan, et ei peaks, et peakski nagu mõistlikult teha, et mina ise lähtun ka põhimõtteliselt, et ma ikkagi osa raha nagu kulutan selleks, et ma elan praegu ja et mul oleks nagu elu oleks enam-vähem mõistlik, aga ma üritan hoida seda selliselt, et ma ei hakka endal nagu ebamõistlikke asju nagu muretsema, et mul ei ole vaja kullast lühtreid. Ei tee mind kuidagi õnnelikuks ja sellised asjad tasuks nagu ära jätta. Ja, nii. Nüüd vaataja küsimus, kas soovitaksite investeerida pigem eraisikuna või ettevõttena ning kuidas suhtuda alternatiivturgudesse nagu Funderbeam, Pandora ja milliseid platvorme eelistada? See eraisikuna ettevõttena, see sõltub väga paljudest asjaoludest. Et mina isiklikult investeerin ettevõttena suures ulatuses, siis samas, et ka nüüd on eraisikuna päris head võimalused kasutades siis sellist investeerimiskontosüsteemi, mis tähendab seda, et tulumaksu pead maksma alles siis, kui raha välja võtad. Eraisikuna investeerides on näiteks maksueelis dividendiaktsiatesse investeerides. Et kui mina ettevõttena investeerin dividendiaktsiatesse, siis ma kahjuks pean maksma tulumaksu 2 korda. Üks kord, kui mul dividend makstakse ja teine kord, kui ma selle oma ettevõttest endale maksan. Kui mul on dividendiaktsiad isiklikul kontol, siis ma pääsen ainult 1 korra tulumaksu maksmisega selle pealt. Et niisugused aspektid on, millega tuleb siis arvestada. Ja tavapärane on see, et kui summad lähevad suuremaks, siis ettevõtte kaudu on seda nagu veidikene lihtsam teha. Lihtsalt natukene see opereerimine ja kõik muu on veidi lihtsam. Ettevõte saab teatud kulusid kanda oma kuludesse, mida eraisikuna ei saa, aga investeerimisega tegelikult neid kulusid väga just nagu ei teki ka. Nii, mis ma alternatiivsetest platvormidest arvan? Esiteks ma arvan nendest positiivselt, aga teisest küljest ma siis ütleks ka, et tuleb ka natukene ettevaatlik olla.
sellepärast, et kui ma tavaliselt aktsiaturult ostan midagi, siis ütleme nii, et mul on väiksem tõenäosus petta saada. See ei tähenda, et sellist tõenäosust ei oleks, tõenäosus petta saada on alati, sellega tuleb arvestada. Sellistel alternatiivsetel platvormidel on see tõenäosus lihtsalt suurem. Et näiteks ma ei tahaks Pandora kaudu anda hispaanlastele või kellelegi laenu, ma jumala pärast väldiks seda nii palju kui vähegi võimalik. Ma ise Pandorat ei ole ka kasutanud, et mul lihtsalt ei ole siiamaani väga meeldinud eraisikutele laenu anda kõrge intressiga. Mul on tunne, et see on umbes see, et ma ise õpetan, et ärge võtke kõrge intressiga laenu ja siis ise annan samal ajal nendele, et mul on nagu väikseid probleeme olnud sellega, siis miks ma ei ole seda tahtnud teha. Aga see selleks on mu isiklikud probleemid. Aga Funderbeamid ja kõik muu, et tulebki arvestada, et see ongi, et need investeeringud, mida seal saab teha, ongi kõrge riskiga investeeringud. Et need on need, millest enamik läheb nässu. Aga mõned, mis ei lähe nässu, toovad raha tagasi 10 või 100-kordselt või veelgi paremal juhul. Ehk et väga vähe või ütleme, ma ei soovitaks sinna nagu nii-öelda seda kogu raha ühele kaardile panna, et see toob hukku kaasa, aga ütleme, et mingi osa oma rahast nii-öelda kasvavatesse väikeettevõtetesse panna, millel näete suurt potentsiaali, võib olla täitsa mõistlik. Aga lihtsalt olge seal nagu ettevaatlik, sellepärast, et sinna võib sisse juhtuda siis asjad, millel võib-olla keegi näeb potentsiaali, aga mis tegelikult ei pruugi nagu nii head olla. Et mina seal, kui ma ka vaatan seal, et palju siis mingisugused väikse ettevõtted maksavad, et ma peaksin ettevõtte eest maksma, ütleme, et ettevõtte väärtus on 2 miljonit, aga ettevõte veel ei teeni sentigi kasumit ja käive on 60 000 kvartalis või aastas, ütleme nii, et siis lihtsalt mul on küsimus, et miks ta peaks 2 miljonit väärt olema. Mõni selline on seal 10 miljonit väärt, et siis mina nagu olen suht ettevaatlik lihtsalt olnud. Suhkust hästi suhtes. See on riskantne küll, aga kui inimene tahab nagu alustada selle investeerimisega, et kas ja tal näiteks on ettevõtte olemas, et kas sa soovitad seda näiteks, et tal hakkab oma ettevõtte raha, mis on muus valdkonnas teenitud, siis investeerima kuskil börsides või võlakirjades? No üldiselt tulebki arvestada, et kui keegi, et kui ma tegelen, ma ei tea, oma ettevõttega või töötan palgatööl, et siis ma peangi arvestama seda, et igal inimesel on suure tõenäosusega mingisugune põhitegevus või mingi väike arv põhitegevusi. Ja siis see investeerimine on seal siis kõrval, on siis suure tõenäosusega enamikel nagu lisategevus. Et ma olen näinud natuke liiga palju neid olukordi, et kellelgi on edukas ettevõte, teenib sealt raha ja siis ta mõtleb, et ma panen selle börsile või kuhu iganes muus kohta ja siis tuleb välja, et kõige mõistlikum oleks olnud ikka hoida oma ettevõttes, kasvatada oma ettevõtet ja sellega kasvada, kui hakata siis seda kuhugi mujale panema. Aga muus osas, et üldiselt üks kõige mõttetum koht, kus raha hoida on panga arvel, et kui ta sinna niisama koguneb, et siis tasuks pigem ikkagi leida mingi koht, kuhu investeerida. Ja kui aega, ehk see investeerimishorisont on pikk, et aega on palju, et te pea 10 aastat seda raha kasutama, kui ei taha. Et siis juhtub vahepeal mõni kriis tulema, siis on suur tõenäosus, et kui teil on vähegi hajutatud portfell, et siis vähemalt osade sellest siis mitte midagi tehes ja hoides teenite tagasi. Ja tihti siis ongi kriis ja pärast taastub ära ja on korras. Tähendab, et sa soovitad ikkagi nagu, et oleks teha siis eraldi investeerimisettevõtte, et mitte hakata nagu skeemitama? Selles mõttes ei ole vahet. Et see on puhtalt aruandluse küsimus, et kas ma tahan hoida neid eraldi ettevõtete all või mitte. Et ühele meeldib ühtemoodi, teisele meeldib teistmoodi, aga majanduslikku põhjust ei ole, et miks seda peaks tegema eraldi või koos, vahet pole. Võib koos teha ka. Jah, et sellest on Kristi Saare on kirjutanud näiteks väga palju sellest ka, et kas eraisikuna või nagu ettevõtte kaudu ja sealt mina olen välja lugenud, et tasub teha nii üht kui teist tegelikult. Tasub mõlemad pidi teha tegelikult. Lihtsalt oleneb kus ja mida. Et see on hästi huvitav, keegi selle kohta saab lugeda siis internetis veel. Meil on aeg tegelikult otsas, et ma ei tea, kus sul ajaga on, et kas sa saad ühe küsimus veel vastata või? Jaa, minul on veel siin täitsa aega, et ma ei pea kuhugi kiirustama. Nii,
Jah, nii. Mul on pisut konkreetsem küsimus 2 Balti börsaktsia kohta. Telia Leedu on viimase aastaga teinud meeletud circa 50% tõusu. Kuidas hindad, kas tõus jätkub? Mida pikemas perspektiivid arvate rahvaaktsiaks kutsutud Tallinna Sadama aktsias? Kui pika perioodi on sinu hinnangul vaja, et selline aktsia hind kahekordistub või hoopis langeb veelgi? Nii, esiteks ma pean ütlema, et ega ma Leedu Teliast ei tea suurt midagi, et ma ei oska seda kuidagi kommenteerida ja üldse, et ega keegi ei tea, et mis nende aktsia hindadega võib juhtuda, et on siis Telia või Tallinna Sadam, et ilmselgelt, et kui mõelda selle peale, et palju ühel või teisel sellist kasvupotentsiaali on, et siis suure tõenäosusega tehnoloogiaettevõtetel seda potentsiaali on rohkem kui siis infrastruktuuri ettevõtetel, et Tallinna Sadamal olid siin negatiivsed uudised selles mõttes, et Tallink tuli välja plaaniga, et teeb oma sadama. Ma tahaks natukene näha, et kuidas nad praegu peale seda aastat leiavad selle raha, et seda sadamat ise veel teha või sinna investeerida. Et ma kardan, et see mõte saab juba sellest kriipsu peale või seal oli teisi problemaatilisi kohti ka veel selle poole pealt. Et selles mõttes mina Tallinna Sadamast arvan kui natuke sarnaselt nagu Tallinna Veest, et see on ettevõte, mille käes on teatud olulised infrastruktuuri objektid ja ega väga ei saa keegi nendele konkurendiks tulla, eriti Tallinna Veel. Tallinna Sadamal tuleb välja, et natuke saab, et potentsiaalselt kui Tallink lepib Tallinna linnaga kokku, et nad saavad veel ühe sadama teha. Ma ei oleks väga uskunud, aga nad saavad ja need konkurendid samast regioonist kaubamahu peale on ka olemas. Aga üldkokkuvõttes ma arvan, et see näiteks see Tallinna Sadam, mul näiteks on ka portfellis veidikene seda, aga nagu tõesti nii vähe, et ma isegi väga ei vaata selle aktsia hinda. Et siis mina Tallinna Sadamalt ootan, et nemad maksavadki siis peamiselt dividendi, et heal juhul nad siis 7% aastas maksavad ja kui nad 7% aastas peaksid maksma, pigem ma arvan, et isegi 5 on okei, et siis hinna kahekordistumist me ei näe siin nii peagi, sellepärast, et kui nad kogu oma kasvu maksavad välja dividendina, et siis see aktsiahind ei peaks ka kasvama. Et siis, kui ma olen investor, mul ei ole vahet, et kas aktsiahind kasvab või ma saan dividendi, et mina saan oma tootluse kätte. Ja kui ma Tallinna Sadamast saan oma 5 või 7% kätte dividendina, siis see aktsiahind enam-vähem püsibki. Kas ta peaks langema? Eks ta ikka võib langeda. Kas ma arvan, et ta väga palju langeb? Vastus on, et pigem mitte. Kui ta veel langeb, et siis ma võib-olla ostan ka juurde. Jah. Üks väga spetsiifiline küsimus veel Pandora kohta. Et kui sa oskad seal vastata, kui sa oled kursis. Ma ei oska sellele Pandora küsimusele vastata, sest ma ei ole ise kunagi Pandora kaudu investeerinud ühtegi eurot. Jah, ma ka ei ole. Aga üldiselt, kuidas sa sellisesse see ühisrahastus enne rääkisid vist küll, et sina nagu eraisikutele laenu ei anna pigem. Ma ütlen, ma siiamaani ei ole andnud. Aga see ei tähenda, et ma ei võiks neid anda, sest et üldiselt Eesti eraisikutele ma tegelikult oleks valmis küll laenu andma, sellepärast, et Eesti eraisikud on tavaliselt sellised suhteliselt kohusetundlikud, et ma ei tea, millest see tuleb, kultuurilised erisused vist. Et maksavad oma laenu suhteliselt hästi tagasi. Et itaallaste ja hispaanlaste osas ma nii positiivselt ei oleks meelestatud. Ja mis mulle ka siiamaani väga ei ole meeldinud, mul ei ole väga meeldinud need kinnisvara ühisrahastused, sest et need on olnud ka natukene, ütleme nii, et seal on nagu ikkagi väga sellised minu jaoks imelikke projekte, et kuna mina kunagi töötasin pangas suurklientidega ja selles mõttes, et nägin, kellele siis nagu pank raha annab ja mis tingimustel, siis need, kes siis sealt kinnisvara ühisrahastusest raha küsivad, on siis täpselt need ettevõtted, kes siis pangast nagu minu ajal me ka minema saatsime ja ausalt öeldes minu meelest me andsime isegi suhteliselt nagu kergekäeliselt laenu, nii et selles mõttes mul see minu ajalugu võib-olla lihtsalt ei luba mul sellist riski võtta, et meil siin näiteks üks raamatuautorgi Kristjan Liivamägi, et tema siin annab rahulikult eraisikutele laenu arvestatavas mahus ja kinnisvara tagatisel ka laene, küll vist siis hüpoteegiga tagatult.
et siis jah, temal on nagu need investeerimisklassid rohkem meeldinud, et mina olen siis rohkem nagu aktsiatesse investeerinud. Jah, üks selline küsimus spekuleerimise kohta vist veel. Millised kõrge riski ja tootlusega investeeringud kaaluksid hetke turuolukorras? No ma saan ainult rääkida seda, mida ma teinud olen, et ma olen siis suurendanud veidikene tehnoloogia ja finantssektori investeeringuid, et kui nad on veel kasvasid, siis kuigi see ostukoht ei ole hetkel sugugi mitte nii meeldiv, kui oli siis, kui mina oma positsioonid sisse võtsin, aga siis ma olen neid veel endiselt suurendanud. Kui ma leiaks, siis ma oleks valmis eraisikuna ostma kinnisvara, kui ma saan odavalt laenu võtta. Kui ma odavalt ei saa laenu võtta, siis seda kinnisvara ma väga ei ostaks, sellepärast kui ma arvutan, et kui ma ostan kinnisvara ja üürin seda välja, et palju ma sealt tootlust saan, siis kipub olema, et üüritootlus hetkel on nagu 5% aastas. Ja 5% ei ole nagu väga atraktiivne, eriti kui ma siis sellest pean mingi 2% või halval juhul 4% pangale ära maksma. Et alati ma saan loota, et kinnisvara hind ka tõuseb, et siis sealt ma saan ka veel selle lisatootluse, aga ühesõnaga see kinnisvara, ütleme nii, et rahatrüki juures ma eeldan, et ka kinnisvara hinnad tõusevad, aga aktsiaturul on see nagu varem väljendunud ja justkui nagu suuremas mastaabis, et seetõttu ma olen eelistanud aktsiainvesteeringuid hetkel. Ja kui ma leiaks sobivaid startup ettevõtteid mõistliku hinnaga ja asjadesse, millesse ma usun ja millele meeskond hea, siis miks ka mitte, neid oleks ka valmis kaaluma, aga need peaks olema tõesti väga sobivad, nii et ütleme nii, et 99% minu jaoks suure tõenäosusega ma mingil põhjusel praagiks välja. Palju on räägitud sellest, et sel aastal võib tulla suur majanduslangus aasta teises pooles. Kui see peaks juhtuma ja kinnisvara hinnad langeksid, et kas sina isiklikult julgeks osta nagu tootluse eesmärgil kinnisvara? Kui kinnisvara hinnad peaks langema, siis ma ostaks jah, vabalt. Ma lihtsalt ei usu sellesse, et me midagi sellist näeks. Jah, ma arvan sama, et suure tõenäosusega seda ei juhtu, sest praegune kriis on hoopis teistsugune, et kiputakse võrdlema eelmise kriisiga, et seal oli väga suur kinnisvara hinnalangus. Et see praegune kriis on niivõrd erinev, et ma arvan küll, et sealt nagu küll nii suurt tulu ei teeni nagu need, kes eelmine kord seda tegid. Kahjuks küll jah, et ma arvan kõige praegusel turul sellised parimad hetked olid kas siis kuskil aprillis või siis sügisel, kui hakati vaatama või oldi veel hirmul, et praegu juba ostetakse minu meelest niimoodi neid, et ei jõua reageeridagi ühelegi kuulutusele, kui juba siis on maha müüdud. Jah, igal juhul ma tänan väga, et sa leidsid aega meiega liituda ja meiega vestelda, et väga huvitav vestlus oli, aeg läks väga kiiresti. Ja kindlasti tutvuge siis Tõnd Alpsepa raamatuga ka, ükskõik kas raamatukogus, internetis või kusagil mujal. Et tõesti see tasub tutvumist, et siin on nagu et see on hästi heas mõttes lihtne lugemine. Väga see ei nõua majandusharidust, et sellest aru saada. Ma tean omast käest. Nii. Aga siis tänan kõik osalemise eest ja kohtume kindlasti märtsis ka, siis on lubanud Jaak Roosaare meiega liituda. Et kindlasti siis ka tulge kuulama ja tulge rääkima kaasa ja küsige kindlasti. Aga ma veel kord tänan nii publikut kui sind, Tõnn, et tulid. Aitäh! Palun, kõik head. Head õhtut kõigile! Head õhtut!